Tere! Vaatame, mis ruumikaardid tahavad sulle tänaseks päevaks öelda. Mina juba aegsasti teen oma Reiki kiirkursuse niuksi igapäevaseid videoampse nii-öelda. Ja ma olen varasemalt öelnud ka, et ma teen selle kursuse natuke teistmoodi, mitte eeskätt eesmärgiga käte tervendamise edastamiseks, seda ka, aga pigem minu selle kursuse fookus on see Reiki kui eluviis. Et sa saaksid meistriks selles osas, sest sinu elu algab sinust ja väga tähtis on, et sa hoolitsed oma tassi täitmise eest ja kui igaüks seda individuaalselt teeb, siis on selles sinul endale hea, selles peres, suguvõsas, grupis, süsteemis, riigis, maailmas, suuremal seltskonnal hea. Keegi ei taha kellegilt midagi võtta, kõik on täitunud, kõik tunnevad ennast külluslikuna ja jagavad. Et see on niisugune Reiki selline. Ja ma olen seda ka maininud, ma teen seda kursust natukene kohandatud viisil, minu kui Reiki meistri natukene täiendatud, rikastatud viisil, kogemuslikul. Ja näiteks ma toon sulle näite, et Reikil on 5 põhimõtet. Ja selles põhimõttes kohe alguses, kui ma 2013 aastal seda õppima läksin, tundsin, et selles on mitte ainult Eestis, vaid ka rahvusvaheliselt on nagu need põhimõtted on üles ehitanud käskivas või kuidas öelda, eitavas kõneviisis. Aga mina juba siis manifestorina teadsin, et manifesteerimist takistab see, kui sa afirmeerid või manifesteerid midagi eitavas või käskival toonil või kauges tulevikus. Ja ma juba siis kohandasin, juba siis ma tegin natukene täiendust, parandustööd just ise endale, ma ei läinud kedagi kritiseerima, vaid enda jaoks, sest ma tean, et see on rahvusvaheliselt nii. Ka inglise keeles on millegi pärast nii jaapani keele tõlkimisest läinud võib-olla kaduma see, et tähendab minu keha kohe reageeris sellele, et kui on eitav või käskiv. Ja ta tahtis seda ümber kohandada pehmemaks, voolavamaks enda jaoks. Ja seda ma teen ka oma reikitajatele, kes kursusel osalevad. Ja nemad saavad valida, kas neile sobib selline stiil või selline stiil. Et ma annan isegi 3 erinevat viisi. Lihtsalt, et siis igaüks saab tunnetada iga punkti juures, kuidas see temaga resoneerub, kas seal on takistus, kas seal on niimoodi, et see õpetab natukene ka seda iseennast kuulama, mis on sinu jaoks toimiv, sest tegelikult üle maailma on just sellisel viisil, et eitavas käskivas kõneviisis natukene. Aga tõeline manifesteerimine mina tean ja kõik teavad, kes on manifestorid, on vähe teistmoodi. Aga vaatame, mis ruumikaart meile tänasesse päeva toob. Et see on lihtsalt üks viis, kuidas a new crown. Mingi asi on sul lõppemas. Sa oled liikunud. Sa liigud, minu jaoks, kuigi siin on 18, 9, midagi on sul lõppenud ja sa oled liikumas uue terendava valguse või millegi projekti või valguse või suunas. Ja sa teed seda sellisest natukene tasakaalupunktist. Ennast valides. Sa oled seljatanud, minu jaoks on siit tuleb hästi karikate 8, et sa oled seljatanud kas mingi sündmuse, koha, olukorra, inimesed, situatsiooni, harjumuse ja sa justkui liigud väga otsusekindlalt, oled oma valiku teinud, liigud valides iseennast. Ja see on õige suund, tahavad kaardid öelda. Sa oled väga õigesti toimetanud, sa oled enesearengu teekonnal läbinud mingi kadalipu ja sa oled mingi ringi lõpetanud
ja uut alustanud. Ja sa oled võtnud igast varasemast kogemusest maksimumi, need värvid siin temal näitavad, et kõik on olnud üks suur kogemus, hingeõppetund, kogemus. Ja sa oled väga õiges suunas. Oled sa mees või naine? Kaardipaki põhjas näitab ka 9, 36, 9. Ja siin ütleb Passion of the Wild Red Mother. Ma näen, et siin on emaliini nii-öelda tervendustöö olnud. Ja on hirmud nii-öelda julguseks või takistused, seisak, kireks, edasiliikumiseks muundatud. Siin on minu alkeemikud ja liigutud edasi. Ja mulle tundub nii, et siin oleks justkui nagu ematöö ja liigutakse mingi valguse, mingi üldse omaenda teed. Omaenda elu peateed. Väga ilus taassünniprotsess on siin, kes sa tulid vaatama. Et uued algused on, sa oled teinud väga suure töö. Ja ma näen ka, et integratsioonitöö, ma näen. Uued algused on terendama sees ja ma näen natuke siin on tundmatus, aga sa oled kindla otsuse teinud. Ja sa oled valinud valguse. Ja sa ise oled värviline. Sul ei ole ka elu tumedam pool tundmatu ja see on väga hea, sest ka valged maagid peavad teadma elu kõiki tahke. Ja ma näen, et sina oled sellega väga kenasti hakkama saanud. Ja ma rääkisin siin selle kaardi taga oligi, et sa oled mingist hirmust välja liikunud ja muundanud selle oma kireks. Justkui nagu natuke fööniksi energia on, sa oled lõpetanud mingid ringid sellega seoses. Tükk värvi siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma näen siin 5-7 erinevat tooni. Ma näen, et sa oled spirituaalsel teekonnal, sest siin ma näen natuke lillakat, kuldset, heledat, valget ja tumesinine tarkus ka. Sa oled oma enese arengu teekonnal, spirituaalsel teekonnal. Tasakaalu punktist valinud iseennast. Ja ma näen, et sa oled hästi otsusekindel, mulle meeldib see otsusekindlus siin. Tubli töö. Võib-olla sul on tekkinud ka mõte, nagu iga päev lisandub minu kiirkursusele reikitajaid. Võib-olla sul on tulnud ka mõte, et liituda minu kiirkursusega iga päev muudkui liitub. Oled ka teretulnud, see aitab kindlasti, et sinu elu algab sinust. Ja reiki aitab sul oma tassi täita, me sünnime siia üksinda, me sureme siin üksinda ja kogu see enese arengu teekonna baas on minu jaoks see, et reiki olnud. Erinevad meetodid tulevad ja lähevad, erinevad faasid tulevad ja lähevad, aga kuidagi see reiki on olnud kogu aeg niisugune jääv, ta on niisugune baas. Ta on sinu parim sõber, mis on alati sul tagataskus olemas, nii-öelda. Ta ei vea sind kunagi alt, ta ei hülga sind, ta on alati külluslikult saadaval. Et see on üks, mille pärast ma seda soovitan kõigile, siis maailm ka parem paik. Sinu enda maailm, sisemaailm ja sinu ümbruses kuidagi. Tihtilugu sellega on ka see, et sul võivadki muutuda ka ümbrus, seltskond või inimesed, et sa hakkad nägema selgemalt tasakaalupunktis, sa ei projetseeri enam emotsioone või mingeid asju teistele ega võta vastu ka teiste projetseeringuid, et kuidagi nagu tasakaalupunktist oled rohkem. Ja see tähendab seda, ma tahangi öelda, et reikiga on võimalik tervendada ka karmat, halba karmat nii-öelda minevikus, ja seda on võimalik saata ka tulevikku. Aga ta eesmärk või meeleolu algab hetkest siin ja praegu.
selles on vägi. Aga aitäh sulle, kui sa soovid liituda, siis info on siin all. Et kui sind äratas, oled ka selle enesearengu teekonnal. Mäletan seda väga hästi, kui mina alustasin. See oli minu jaoks väga suur kingitus juba siis ja siiamaani ma olen väga-väga tänulik sellele, et see mu ellu saabus ja et ma pühendusin sellele, sest rakendasin seda, praktiseerisin seda, integreerisin. Ja nüüd mul on au seda ka teistele jagada seetõttu. Aitäh sulle, kohtumiseni!